Mul oleks palav kohe. No tere aasta esimesel hingamispäeva teenistusel siis. Mitmes see täna on meil, 5. või 6. jaanuar, täna on 3 kuningapäev, kuusepuude väljaviimise päev. Aga noh, need 3 kuningat on muidugi omaette teema. 3 maagi, kes tuli idamaadest Jeesus last kummardama, see on omaette teema, sellest rääkida ei plaani. Aga see aasta esimene jutlus, minuni ta siin jõudis kuidagi ja omamoodi sellise traditsioonilise kohustuse ta justkui paneb peale, et ikka esimene aasta sõnavõtt siit puldist võib-olla siis võiks küsida, et mida möödunud aasta tähendas ja kaasa tõi endaga ja kuhu see aasta võiks viia, millist suunda pidi kogu see meie elukene edasi võiks liikuda. See on ikka selline mõtiskluse koht või vähemalt võiks olla. Ja ma mõtlesin natukene eile õhtul selle üle, mida see eelmine aasta kaasa tõi vaimulikus plaanis. Ma ei räägi siin inimeste isiklikest tunnetest ja mõtetest ja kordaminekutest või ebaõnnestumistest. Sellest me rääkisime lõkke ääres natukene, Anju, ja igaühel on oma aeg olnud kokku võtta möödunud aastat ja teha järeldusi, õppida, rõõmustada, kurvastada, mis iganes. Aga just selline üldine vaimulik perspektiiv, koguduse plaanis näiteks, kristliku koguduse plaanis, laiemalt kristlaskonna, adventkristlaste seisukohalt, eelmine aasta. Ma mõtlesin, mulle mõnikord meeldib mõelda mingisuguseid märksõnu välja, mis iseloomustaksid tervet teemat, mille kohta võiks palju rääkida, aga et mis võiks olla see üks sõna, mõiste, märksõna, siis mulle tuli pähe selline sõna nagu harjutamine. Eelmine aasta oli harjutamine. Nii mõneski mõttes. Harjutamine, teisipidi öeldes jälle passiivses mõistes, harjumine ebanormaalsusega. Väga laial skaalal. Harjumine ebanormaalsusega. Paljud teemad, minule tuli meelde see 19. juuni, kus riiklikul tasandil võeti vastu terve rida seadusi, millest osa ju jõustus praegu just siin 1. jaanuaril, ka see abielu teema, perekonna muutmise teema, et selle aasta 1. jaanuarist võib ka Eesti Vabariigis mees mehega ja naine naisega abielluda. Harjutamine ja harjumine. Mulle tundub, et päris hästi on harjutud. See tähendab, et piisavalt edukalt on harjutatud. Kui inimesi harjutatakse, siis nemad harjuvad. Ma kooliõpetajana tean seda omast käest, et mida rohkem sa harjutad, õpilased harjutavad, seda rohkem nad harjuvad. Matemaatika ülesandete lahendamisega näiteks. See on kõik positiivne ja tubli. Aga selles mõttes, mis puudutab vaimulikku olukorda ja kogu seda elukorraldust, käib see ka. Aga sellest võib-olla hiljem, kuskil vabariigi aastapäeva mingisuguses jutluses võiks pisut analüüsida seda teemat. Aga suured teemad, jah, harjutamine, harjumine. Harjutamine ebanormaalsusega ja harjumine ebanormaalsusega. Inimese muutmine. Märksõna inimese muutmine. Inimene, kes on Jumala loomistöö tipp. Jumala 6-päevase loomistöö tipp. Seda inimest tahetakse vägisi teha teistsuguseks. Hoopis teistsugune kreatuur on plaanis luua. Osaliselt ongi juba loodud. Ja ka sellega on harjutud. Inimese muutmine. Hüsteerilised teemad eelmisel aastal, mis
selle koroonahüsteeria jätkuks esile tõusid ja edasi kandusid. No, sõjad, eks, erinevad konfliktid ja ka nendega harjutakse. Just, jah, Ukrainas jätkuv sõda, Iisraeli ja selle terroriorganisatsiooni vaheline sõda, aasta lõpus puhkenud. Sõnumid sõjast ja sõjad, need viitavad millelegi. Need viitavad sellele, et aeg on lõpule jõudmas. Igasugused hüsteerilised ideoloogiad. Vaatame aknast välja ja me ju teame, et on kliima soojenemine. Kole soojaks läheb kõik. Ja tunneme seda omal nahal, et kliima järjest soojeneb, et globaalne soojenemine on. Aga ega me ei tohi oma mõistust usaldada, me ei tohi oma silmi, oma kõrvu, oma naha, neid retseptoreid ei tohi me usaldada, me peame teadust usaldama, teadlasi, sest väidetakse, et teadlased ütlevad, et kliima soojenemine on. Ja väga paljud inimesed ei usugi enam ja ei usaldagi enam oma mõistust, oma analüüsivõimet, nad usuvad ja usaldavad teadlasi. No. Aga igal juhul see on vallandanud juba mõnda aega kestnud hüsteeria, milles inimesed on kinni. Noored, väga paljud noored mõtlevad sellele, on paanikas ja tunnevad süüd, et nad elavad, sellepärast, et nende elutegevust, nende bioloogiline kulgemine ohustab ju kliimat. Nad on ohtlikud maailmale ja nad on paanikas. Nii et sellised hüsteerilised ideoloogiad, mis eelmisel aastal kerisid ja sellel aastal kindlasti jätkuvad. Uus aasta võikski panna märksõnaks siis süvenemine. Ma olen kindel, et need teemad süvenevad. Need tendentsid süvenevad. Jah, aga ütleme ka nende teemade puhul on alati põhjus tagajärg seos ja ikkagi kõige olulisem on see inimese muutmine. Et mida rohkem inimest muudetakse, seda rohkem sõdu, seda rohkem kummaliste ideoloogiate tulekut ja inimeste allutamist, inimeste mõttemaailma allutamist nendele veidratele ideoloogiatele, mida me ometi omal nahal ju ei tunne. Ja need tendentsid ei peaks jääma meie jaoks märkamatuks. Aga nendel ei ole ju ainult negatiivne tähendus, et meile kristlastena, meile kogudusena võiks see tähendada midagi, mis viitab päästja tulekule, peatsele tulekule. Et me rääkisime siin õppetüki tunnis, avatund oli esimene õppetüki tund, see kvartal läks käima. Rääkisime psalmidest, siis üks laul, psalm 111, hõiskab alguses, et halleluuja, ma tänan issandat kõigest südamest õiglaste osaduses ja koguduses. Ja see tänu palve või see tänu hüüatus peaks kasvama pöördvõrdeliselt sellega, kuidas kasvavad igasugused globaalsed hullused. Siis pöördvõrdeliselt selle kasvuga peaks koguduses selline halleluuja, kiitus Jumalale kõlama aina võimsamalt ja siiramalt, sellepärast, et need, millest ma enne rääkisin, on ju ajamärgid, mida me peame tähele panema. See kõik võib tekitada kurbust, võib tekitada mõistmatust, aga masendusse langeda ei tohi. Sellepärast, et Jumal ei maga. Jumal ei maga. Selle juurde nüüd tuleme magamisest. Eelmine kord ma rääkisin magamisest ja viitasin siis kahele loole.
piiblis on magamisega seotud teemasid ja tähendamissõnu ja ka olukordi väga palju, aga mina tõin välja eelmine kord just 2 lugu. Jõudsin tegelda neist 2 loost ühega. Täna siis pööran rohkem tähelepanu teisele, aga just nimelt see magamise teema. Talv ka meil siin ja järjest rohkem on seda magamise tunnet, sest loodus on surutud sügavale unne. Mida külmemaks läheb, seda rohkem loodus uinub. Ja eelmine kord rääkisin Getsemani aia magamisest, kus siis magama jäid jüngrid, eks. Matteuse 26. peatükis räägib selle Getsemani aia loo. Ma võtsin vähemalt Matteuse evangeeliumi omale aluseks. Ja magama jäid jüngrid Getsemani aias selles olukorras, kus Jeesus tegelikult palus valvata. Lausa selline palve korraldus, valvake, sest Jeesusel oli raske. Tema pidi oma karika kohe tühjaks jooma ja see viimane meeleheite palve, siis ta palus jüngritel valvata koos temaga, kui jüngrid ei suutnud, sest nende silmad olid unest rasked. Niimoodi annab sõna teada. Silmad olid unest rasked ja katsu sa siis ärkvel olla, kui su silmad on unest rasked. See on väga suur pingutust nõudev töö. Ja niimoodi jäid jüngrid magama seal Getsemani aias, kuigi Jeesus käis neid äratamas, aga nad jäid ikka magama, teist korda jäid ka magama. Ja lõpuks, kui Jeesus nad siis pärast teistkordset magama jäämist äratas, siis nad olid jõudnud magada maha midagi väga olulist. Jeesus vihjas sellele, öeldes, et ennäe, minu äraandja on meie seas. Ehk siis selle Getsemani aia magamisega magasid jüngrid maha äraandja tuleku. Et kui nad ärkasid, siis oli juba äraandja kohal. Koos oma seltskonnaga. Sellele seltskonnale sai tähelepanu pööratud. See oli väga tähendusrikas. Et see seltskond ei ole seal ära toodud niisama asja eest teist taga. See on kolmekomponendiline seltskond. Nii et äraandja koos oma seltskonnaga ja siis tuli ahistus. See viitas lõpuajale, see viitab lõpuajale ja sellest tasub välja lugeda 1,2. Aga see oli eelmine jutlus ja eelmine teema ning see üks magamise lugu, Getsemani aia lugu. Aga teine magamisega seotud lugu, milleni ei jõudnudki ja sai antud väike lubadus, et nüüd järgmine kord, ehk siis seekord puudutame seda. Teine lugu puudutab seda olukorda, kus magama ei jäänud mitte jüngrid, vaid magama jäi hoopis Jeesus. Päris kummaline lugu selles mõttes. Magama jäi Jeesus ja kui Getsemani aias noomis Jeesus jüngreid, ikkagi see oli noomitus, kui ta ütles, et teie aina magate. See oli noomitus. Või väike etteheide. Getsemani aias noomis Jeesus jüngreid, siis nüüd selles loos noomivad jüngrid hoopis Jeesust. Sellepärast ma need 2 magamislugu võtsingi. Nad kuidagi nagu pöördvõrdeliselt vastandlikke mingisuguseid impulsse annavad. Ja see on siis lugu tormist Galilea merel või Galilea järvel ja paadist, kus jüngrid ja Jeesus viibisid. Ja ma võtan jälle Matteuse evangeeliumist, et see lugu on tegelikult antud 3 evangeeliumis, Matteuses, Markuses ja Luukas. Nagu ikka, tihtipeale paljud lood on just 3 evangeeliumis. Johanneses on mitmeid eri teemasid käsitletud. Aga võtame siit Matteusest ja natukene ekslen ka Markuse sellele paralleelloole, aga sellest veidike hiljem. Aga Matteuse evangeeliumi 8. peatükis on siis see lugu, kus Jeesus ja jüngrid on paadis ja mitte jüngrid ei jää magama, vaid Jeesus jääb magama. Nii et Matteuse evangeeliumi 8. peatükk
ja see lugu on meile antud salmidest 23 kuni 27. Salmid 23 kuni 27, Matteuse 8, salmid 23 kuni 27. Ja vaataks pisut seda lugu just nimelt selle eelmise loo võtmes ja prooviks leida ka siit mingisuguseid õpetlikke momente või ivasid, mingeid nüansse. Sageli nüansid avavad meile suuri tõdesid, mis puudutaks ka meie aega, tänast päeva, et kas meil on siit midagi õppida. Väidan, et on. Sugugi mitte vähem kui sellest Getsemani aia loost. Nõnda siis. Ja hakkame algusest peale, esimesest salmist, salm 23, selles mõttes esimene salm, 8. peatükk, salm 23, kus siis see lugu nüüd lahti rullub. Ja salm 23 ütleb niimoodi. Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. Juba see salm tekitab mõned küsimused kõigepealt, et miks Jeesus paati astus? Kuhu ta sõita või sõuda tahtis? Ja kui me niimoodi küsime, siis lihtsalt tasub silmas pidada, et Jeesus oli selleks hetkeks päris palju vaeva näinud ja tööd teinud. Et meil on siin selja taga terve mäejutlus näiteks, kus siis Jeesus pidas väga olulise jutluse, mitte kõne, vaid tõelise jutluse suurtele rahvahulkadele, mis on kokku võetud siin mitmes eelnevas peatükis, alates 5. peatükis kuni edasi. Nii et mäejutlus, Jeesus on tegelenud siin erinevate probleemidega, mis inimestel siis olid. Ta on tervendanud suured rahvahulgad, on teda järginud, näiteks siin samas peatükk 8, salm 1, kohe alguses, 8. peatüki salm 1, ütleb niimoodi, et kui siis Jeesus tuli mäelt alla, mäejutlust pidamast, järgnesid talle suured rahvahulgad. Teda kuulasid suured rahvahulgad ja kui ta nüüd mäelt alla tuli, siis need rahvahulgad läksid temaga kaasa. Ja sealt hargnes siis kõik see tegevus edasi. Tema ümber käis suur möll ühesõnaga. Ta ei saanud hetkekski asu ning tervendas juba esimesed tervendamisimeteod ja isiklikud probleemid, millega pöörduti grupiviisiliselt. Et ta tegeles inimestega ja võib öelda küll niimoodi, et inimlikus mõttes oli Jeesus väsinud. Lihtsalt väsinud. Nii nagu meie, kui me teeme tööd, ükskõik, mis see tööga siis ei oleks, olgu see füüsiline töö, raiume puid, me väsime ära, aga veel enam väsime me siis, kui meil on ümber inimesed, kui me peame kogu aeg seletama midagi. Kui meil on mingi sumin, kui meie tähelepanu on kogu aeg virgas, eks kes õpetajatena töötavad või treeneritena või ükskõik, kes peavad suhtlema inimestega. Et kui sa suhtled kogu aeg, et see suhtlemise tempo on väga intensiivne, siis ühel hetkel sa tunned, et sa oled täiesti ära peedistatud, eks. Sa tahad vaikust, korraks aega maha võtta, 15 minutit oma ette kuskil istuda kasvõi. Ja laed ennast uuesti, et suhtlemine, inimhulgad. Ja Jeesus oli väsinud. Seega ta tahtis hetkeks eralduda. Ja sellepärast Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa. See tähendab, et Jeesus astus paati ja ta palus sõuda tegelikult või sõita ja vastaskaldale, üle järve. See oli see mõte, et saada pisut puhkust, rahu, vaikust, tõmmata eemale. Lähemad jüngrid tulid temaga kaasa. Ja, nii et siis inimlikus vaates oli Jeesus väsinud, vajas laadimisaega.
siin võib tekkida küsimus, aga jumalikus plaanis. Aga jumalikus plaanis. See on üks üsna oluline küsimus, et Jumal võib olla ka väsinud. Ja siin ei maksa, ma ei oota teilt vastust, ma ei oota teilt peanoogutust ega pearaputust. Pigem see on küsimus, mis võiks jääda lihtsalt seedimiseks. Sellistele küsimustele ei tasu kunagi kiiresti vastata. Kas Jumal võiks olla ka kunagi väsinud? No, me võime mõelda ju tegelikult küll, et Jumal hingas ju 7. päeval. Meie peame hingamispäeva, meie pühitseme hingamispäeva. Hingame koos Jumalaga. See ei ole see väsimus, mida tundis Jeesus inimlikus mõttes, aga ometi oli see midagi, mis pärast loomistööd pani ka Jumala soovima hinge tõmmata. Soovima seda, et ta saaks hinge tõmmata, hingata, rahulikult olla, nautida oma loomistööd. Vaadata, kuidas kõik on välja tulnud kenasti, hästi ja olla selle oma saavutatuga hetkeks rahus. Et usutavasti võib olla Jumal ka kuidagi moodi väsinud. Me ei tea, kuidas see on täpselt. Sest meile seondub väsimus, ka füüsilise väsimusega. See on Jumala puhul välistatud, aga mingil moel võib olla ka Jumal tegelikult olukorras, kus ta tahab hingata. Või siis ei saa ta endale seda lubada. Või äkki meie ei luba Jumalal olla väsinud. Küsime äkki Jumala käest, mis õigusega? Mis õigusega sina oled väsinud? Et kui minul on siin probleemid ja sa ei tohi olla väsinud. Meie nõuame, et sa oleksid kogu aeg virge ja tegeleksid meiega. Et see võib ka olla selline tendents, mis meis inimestes peitub. Jesaja 40:28 tekst räägib, mis on minul. Jesaja 40. Kas peaks lugema? Ei, siin ma vastus sinu küsimusele. Kas sa ei tea, kas sa ei ole kuulnud? Igavene Jumal, Jehova, on maailma otste looja. Tema ei väsi ega tüüdi. Tema mõistus on uurimatu. Ma tead, et see segas vahele sinu. Sina esitasid küsimuse. Ja, mina esitasin küsimuse et kas Jumal võib olla väsinud. Ja, kas Jumala süda võib valutada? Mis sa arvad, Valeri? Valutada küll. Ja, nii et jah. No, jah. See kirja kohta andis sellise vastuse, et kategooriliselt Jumal mitte mingil juhul ei saa olla väsinud. Oleme praegu siis sellega. Vaatame, kuhu me edasi jõuame. Ma ei tea, mina ei oska sellele küsimusele tegelikult päris täpselt vastata. Sest kirjakohti on erinevaid. Võib-olla vaatame pärast muid kirjakohti ka. Et nagu öeldud, et niimoodi, sellel moel nagu inimene on väsinud füüsilises mõttes, kindlasti Jumal ei ole väsinud, jah, kindlasti. Aga kas Jumal vajab ka hingetõmmet? Mis sa, Valeri, arvad, kas see võib olla, et Jumal vajab hingamist? Või ei vaja? Ma ei pea väsimuse all silmas füüsilist väsimust, et ta lihased valutab. Aga kas ta vajab ka rahu? No Jeesus vajas füüsilist, kui ta oli siin inimesena. Ja Jeesus inimesena oli lausa väsinud füüsiliselt. Aga ma mõtlen Jumal üldiselt, kas ta vajab ka rahu ja hingetõmmet? No arvatavasti, kui ta andis üks päev inimestega koos olla, siin võib ta tahab olla ka rahus. Ja just nimelt, et mingid sellised tendentsid ikkagi on Jumalas sees ka kuskil seal tema nendes närviimpulssides. Aga hea küll, vaatame edasi. Igal juhul nad olid nüüd teel vastaskaldale ja salm 24 ütleb nüüd nii. Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. See on praegu pool sellest salmist. Vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi.
see on salm 24a ehk esimene pool. Järvel, no Galilea järv, Galilea meri, no ma ei tea, kreeka keeles thalassa, thalata tähendab rohkem merd. Et nii ja naa on selle järve kohta öeldud, noh, ta on ju kinnine selles mõttes, et meie mõistes ta on ikkagi järv, väiksem kui Peipsi järv tegelikult, Galilea järv, et või väiksem kui Võrtsjärv isegi. Ta ei ole, noh, meie mõistes nagu meremõõtu ta välja ei anna, aga ometi teda kutsutakse ka Galilea mereks mõnikord. No mida meri üldiselt sümboliseerib ja eriti mässav meri. Et kui on kirjutatud, et ja vaata järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. noh, Taaneli raamatust on teada, et meri, rahvad, jah, meri, mässav meri, tuuled, tormid, rahvad, jah. Ja paat, kes olid paadis? Paadis oli Jeesus, kes paluski ju jüngritel kaasa tulla, nii et Jeesus ja tema jüngrid, lähemad jüngrid. Jeesuse jüngrid, noh, kui me mõtleme, et kes on siin ruumis praegu, siin, kus me oleme praegu, ja mina, sina, teie jüngrid, eks, oleme jüngrid või ei ole? Oleme ikka oleme jüngrid, Jeesuse jüngrid, järelkäijad, noh, jünger, saksakeelsest sõnast, jünger, noorem, eks, järgija, õpilane, me oleme vähemalt suuresti me defineerime ennast Jeesuse õpilastena, järgijatena, järelkäijatena. Kas Jeesus on ka siin ruumis või? Jaa, kindlasti. Kindlasti, siin tuli kindel vastus. Jeesus on siin ruumis läbi oma püha vaimu. Aga mis see siis on praegu siin? See on paat ju. Ja Jeesus oli paadis oma jüngritega. Kui nad üle mere läksid, siis see siin on ka paat. Sest siin on ka Jeesus ja tema jüngrid. Ja meri sümboliseerib rahvaid. Seda, mis on väljaspool. Seda, mis paati ümbritseb. Meri. Rahvad, tõusis torm, tuul, lained. No, ega see koda, ta on küll siin fundamendi peal. Ta on maja, ta on kinnistu. Aga kui me mõtleme ikkagi kogudust kui sellist mobiilset suurust, mis ei ole kinnistatud ainult selle ühe koha peale, vaid kogudus, võib olla kogudus igal pool, kus Jeesus ja tema jüngrid kogunevad, seal ongi kogudus tegelikult, see võib olla ka metsas kuskil, kui on vajadus. Siis ega see kogudus ei ole alati niimoodi kinni fundamendi peal. Nii et see oli kogudus. Jeesus ja tema jüngrid. Väga üldisel tasandil. Ja kas me tunneme end kogudusena vahel sarnases olukorras? Ehk siis järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Kui me sellele mõtleme, siis meie kogudus siin Helvas, sellel on oma ajalugu, oma dünaamika, on paremaid aegu, on halvemaid aegu, on kasvamist, on kahanemist. No, kõik ju liigub. Aga kui me mõtleme mõnda teist kogudust kuskil, mis kunagi oli näiteks, enam ei ole, täiesti ära hääbunud. Või mõtleme mingisuguseid kogudusi, mingeid pistikuid, mis on tekkinud, mis on tõusnud, tõusevad, kaovad, püsivad, maadlevad raskustega. Kord on järv rahulik, vaikne, mõnus, väike priis puhub, teinekord meri mässab. Siis kogudus on paat suuresti, laev või paat, no, laev, siin on paat. Ja laev või paat on vete peal, eks. Psalm, jälle psalm, noh,
salmide teema meil oli. Laul 2, esimene salm, salmist 2:1, see on väga tuntud küsimus, eks. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ümber koguduse. Mõnikord me ka küsime, eks see möll käib ümber ringi. Aga nüüd see salm 24 lõpuni, ma loen selle esimese poole uuesti. Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Ja nüüd siis see kriitiline lause, aga Jeesus magas. Nii et nüüd jõuame sinna. Mitte jüngrid ei maganud seekord. Jeesus magas. Salm 25. Mis nüüd edasi saab? Matteuse evangeeliumi aruanne ütleb nii. Ja jüngrid tulid ta juurde, Jeesuse juurde siis, ja äratasid ta üles, öeldes, Issand, aita, me hukkume. Abipalve, mis selles halba võiks olla. Jüngrid olid paadis, torm, lained katsid paadi. See ei olnud lihtne torm, sellest räägime veel. Jeesus magas. Jüngrid äratasid ta üles. Issand, aita, me hukkume, hädahüüd. Siin tasub korraks pöörduda Markuse evangeeliumi poole, paralleelteksti poole, peatükk 4 Markuse evangeeliumist. Sama lugu, natukene teises sõnastuses, need hüüded. Need võisid ju kõlada läbisegi. Jüngrid äratasid, mitte üks jünger ei äratanud, vaid jüngrid äratasid, võib-olla raputasid õlast. Üks hüüdis üht, teine hüüdis teist. Ja Markuse evangeeliumi 4. peatükis salm 38 ütleb niimoodi. Ja Jeesus oli paadipäras, istepadjal magamas. Nii et paadipäras, paadi tagaosas, istepadjal magamas. Ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Selline hüüatus. Siin on juba noomitus. See Matteuse versioon oli puhas abipalve, eks, Issand, aita, me hukkume. See oli selline palve, hädahüüd. Siin võib-olla ei ole seda noomitust tajuda, aga nüüd see, mille esitab Markuse variant, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Siin oli väike etteheide. Meie siin mässame, paat on minemas kohe triiki täis. Kuidas üldse nagu magada saad selles olukorras? Ja kas sa oled hoolimatu? Sa tõesti ei hooli, et me siin kohe põhja läheme. Siin on juba väike etteheide sees. Siin noomivad jüngrid või vähemalt see hüüdja noomib Jeesus. Ja siin võiks küsida, kas inimesel on nüüd see kohane Jumalat noomida. See on omaette küsimus, põnev küsimus. Õpetaja, kas sa ei hooli? Jumal, kas sa ei hooli? Siin selline hüüatus, mida mõnikord naljaviluks on saadud parafraseerida mingites olukordades, et issand, sa näed ja sa ei mürista. Kui mingi asi väga kiiva kisub. Jumal, kas sa ei hooli? Ja tänasesse päeva muidugi toob see meid ka ja selline tavaline hüüatus inimeste poolt, ikka Jumala inimeste poolt, et miks paganad möllavad, seesama küsimus. Ja rahvad mõtlevad tühja, miks nad möllavad, miks sa midagi ette ei võta. Kui nüüd 24. salmi juurde tagasi minna, siis ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Siis korraks tasub peatuda siin. Torm ja lained.
siin võiks kerkida üks küsimus jälle. Nimelt, et miks sattusid jüngrid paanikasse, kui järvel tõusis torm? Nad ei olnud kogenematud. Nende seas olid ju kogenud kalurid, kes teenisid oma leiva. Järvele minekuga, võrkude sisse laskmisega, erinevates tingimustes, igasuguse ilmaga. Kaluri amet on seotud ju selle veekogu läbi ja lõhki tundmisega, kust sa kala püüad, ükskõik, Eestis ka on järvekalurid, on rannakalurid, kes merel toimetavad. Kaluritöö on raske töö, aga kindlasti põnev. Ja sa pead tundma järve, sa pead tundma merd. Ja järv ei pruugi olla süütu. Seesama Võrtsjärgi siin, kunagi võttis ühe mehe, kes tundis väga hästi järve, eks. Ja kes ütles mulle, ma mäletan, tema jutte päris mitmel puhul. Võrtsu peal tasub olla ettevaatlik, et Võrtsu laine on väga petlik, terav laine. See lööb paadi ümber. Ja Peipsi kalurid räägivad sama juttu. Nii et erinevad veekogud ja merest me ei räägigi. Ja ongi küsimus, et miks jüngrid siis sattusid paanikasse, kui oli tuul, torm, lained. See oli nende harinud keskkond ju. Vähemalt paljude nende seast. Aga see laine, siin on ka üks nüanss, kreekakeelne sõna siin, mis seda lainet kirjeldab. Nii nagu eesti keeles on paljudel nähtustel on mitmeid paralleelsõnu või sünonüüme, siis see laine siin ei olnud ka päris lihtne laine. See sõna, mida on tõlgitud lainena, pigem omane just nimelt merele ja puudutab meretõusu. Nii et see sama nimisõna kreeka keeles, mis on tõlgitud salmis 24, nii et lained katsid paadi, siis need lained ei olnud tavalised lained selle sõna kohaselt, vaid need peegeldasid mingisugust suuremat, mastaapsemat nähtust. See meretõus, tõusulaine, paisulaine, need on need esimesed tõlkevariandid. Võimsad lained. Ja tasub mõelda sellele, et lained katsid paadi. Ehk see laine tuli ülalt juba. Ei loksutanud niisama paati, vaid tuli ülalt. Ja lained katsid paadid tegelikult kreeka keelest otse tõlkida, siis eesti keeles ei ole passiivne vorm väga tavaline, et eesti keeles passiivi kasutatakse küllalt harva, aga täpselt tõlgituna on see lause selline, et paat oli kaetud lainete poolt. Nii et järvel tõusis suur torm, nii et paat oli kaetud lainete poolt. See on see kreekakeelne sõna, see katmase kalyptomai, kus tuleb selline sõna nagu kalypsis on see, kui on kaetud, raamat on kinni, kalypsis, kalypto, kate on peal. Ja apokalüpsis on see, kui on katte ära võetud, raamat on avatud. See on see apokalüptika, ehk siis see ilmutuslik moment. Näiteks Johannese ilmutusraamat on apokalüpsis, ehk siis see, millelt on kate pealt ära võetud. See paat oli seal sellises olukorras, kus ta oli kaetud. Aga see kalipso? Kalipso on midagi muud. Kaetud? No jah, aga paat oli kaetud lainete poolt, nii et olukord oli tõepoolest kriitiline. Ühesõnaga, see oli kindel hukk. Ja sellepärast ka võib öelda ehk, et see torm ei olnud päris tavaline, millega kalurid
Galilea järve kalurid oleksid harjunud olnud ja no nad ei hakanud iga tuule ja iga tormi peale paanitsema. Aga see ei olnud päris tavaline torm tõenäoliselt. Ehk nii nagu on külm. Võib-olla külm, me oleme harjunud, elame üle, aga võib olla mingi kriitiline külm, mis ongi selline ekstreemne olukord. Võib-olla pimedus. Mul on ikka meeles see, kui üks Egiptuse nuhtlustest, eelviimane nuhtlus oli pimeduse nuhtlus ja terve maa mattus pimedusse. See ei olnud tavaline pimedus, sest on öeldud, et see oli selline pimedus, et katsu või käega ja see tekitas paanikat. Inimesed on ikka pimedusega harjunud, öösel on pime, toas on pime, aga see pimedus ei olnud tavaline pimedus, see oli kuidagi eriline pimedus. Ja võib-olla ka see torm siin oli selline, mis pani ka need kogenud kalurid paanitsema. Hädahüüd, tõepoolest kriitiline olukord, selline vääramatu kadu, kindel hukk, eks. Mul on meeles siin väga tihti, kui on õppetüki algus või teenistuse algus, ma ei tea, kumb see nüüd on, siis seal laste ruumis kõlab see laul, et kui Jeesus on mu paadis, mis ta siis oli, võin ma naerda ka tormis, on ju. Lapsed laulavad ja lasteõpetajad hästi optimistliku häälega. Jeesus on mu paadis, võin ma naerda ka tormis, naerda ka tormis, on ju. Et hästi tihti see laul kostab. Aga jüngrid ei naernud. Et sellel hetkel Jeesus oli paadis, ta magas ja jüngrid ei naernud. Et nad olid paanikas, sest see torm oli eriline. Jüngrite hädahüüd, jüngrite noomitus, õpetaja kas sai hooli, et me hukkume. Ja siis nüüd Jeesuse reaktsioon, salm 26. Et ta oli üles äratatud. Huvitav on see, et mitte torm ei äratanud Jeesust üles. See on ka omaette teema, vaid jüngrid äratasid. See on ka omaette teema, aga sinna ma ei lähe. Salm 26. Tema ütles neile, miks te olete nõnda arad? Te nõdra usulised. Piirdume sellega praegu. Miks te olete nõnda arad? Te nõdra usulised. See sõna arg, kreeka keel annab siin ühe nimisõna, mis on tõlgitud arana. Võib-olla esimene tähendus sellele deilos. See sõna võiks olla vilets või äbarik, äppu. Äppu, ladina keeles miser. Ja. Miks te olete nõnda viletsad? Miks te olete nõnda äbarikud? Äpud. Miks te olete nii äpud? Te nõdra usulised. Ja siin võiks mõelda, et miks Jeesus nii ütles? Natuke nagu karm hinnang. Teised olid isegi paanikas. Ja eestikeelne väljend, et püksid sõelusid püüli. Kristi siin enne siin vana sõnadega midagi see jalga tulistamisest räägib. Püksid sõelusid püüli. Ja Jeesus siis niimoodi ütleb, et miks te olete nii äbarikud, miks te olete nii arad. Aga mul tuli järskuks meelde, ma pean selle loo ära rääkima. See on nii naljakas. Me olime kunagi Poolas, mingi õpilaste vahetus või mingi teema oli, see oli üsna ammu tagasi oma kolleegiga Eevaga. Ja Eeval oli kaasas lapselaps, pojapoeg, kus ta võis olla selline 4-aastane või selline poisijõmm, 4-5 aastane, maru vapper, hästi siuke sportlik poiss, Kristjan. Nüüd ta käib juba, ma ei tea, kas 3. või 4. klassis, aga siis ta oli jäsegi 4-5 aastane jõmm ja käis meiega kaasas igal pool ja ta oli siuke spordihing ja küll ma riputasin teda igasuguste puuokste külge ja kangi külge, et proovis lõuga tõmmata ja tahtis kogu aeg joosta, jalgpalli mängida, mida iganes.
Ja siis ühel hetkel me jäime küllaltki hilja peale ühest söögikohast tulekuga, me olime kämpingus ja kuidagi need marsruudid läksid meil sassi, noh, me mõtlesime, Eeva ja seal oli teisi veel, et jalutame, noh, et mis me seal autodega edasi-tagasi, et lähme jalutame, aga me läksime valet teed ja mõru pikaks läks see tee ära. Hästi ilus soe suvi oli muidu, ilus suvine soe õhtu, aga noh, juba hämar ja teekond läks pikaks, noh, poiss väsis ära, ilmselgelt laps isegi oma selle tarmukuse juures ja siis aga noh, ta tahtis ikkagi vapper olla ja muudkui kõndis meiega ja siis mingil hetkel, noh, ma ütlesin, et kuule, et sina oled kõva rajaleidja, teejuht, et mine natuke ettepoole, näed, seal läheb mitu teeharu, et sinna, kuhu sina lähed, on ju, siin meie tuleme järele. Sina oled juht, meie tuleme järele, sest me täpselt ei tea, kuhu me nüüd minema peame üldse. Ja siis ta läks natukene edasi, võib-olla 5 meetrit, aga noh, hästi hämar oli niimoodi. Ja siis ta samm jäi niimoodi aeglasemaks, tuli tagasi. Ja siis, noh, ma sain aru küll, et väike hirm tuli mehesse sisse, küsisin, et noh, et kuule, kas sul on jääks püksis või? Ei ole. No vot, tee veel lapsega, kasuta mingeid kõnekujundeid, noh, laps hakkaski vaatama, et kõigele jamale lisaks on veel jänes püksi sattunud. Ei ole, nii et see vahepala, jah, lapsega ei tohi väga palju vanasõnu kasutada. Aga igal juhul jah, jüngrid, tuleme siia paati tagasi, jüngritel sõelusid püksid püüli. Ja Jeesus ütles niimoodi siis nüüd, et miks te olete nii arad, te nõdrausulised. Nii. Et noh, just tundubki, et oli siis seda vaja, et nüüd oli omakorda noomitus, eks. Jüngrid noomisid Jeesust, et issand, kas sa tõesti ei hooli, õpetaja, kas sa ei hooli, et me hukkume. Jeesus tõusis püsti, hindas olukorda ja küsis jüngritelt, et miks te olete nii äbarikud, nii arad, te nõdrausulised. Noomitus, selge. Ja mulle tuli kohe üks paralleeltekst sellega seoses. Et noh, küsimus, et miks jüngrid said noomida sellel hetkel tegelikult? Et kas see noomitus oli õigustatud? No, mul tuli üks paralleeltekst pähe, selline krestomaatiline lugu, või noh, selline üks tüvitekst piiblist, Vanast Testamendist, see oli kõrk ja merest läbi minek. Siis, kui Iisraeli rahvas oli Egiptusest ära tulnud, kõik need nuhtlused, eks, Egiptuse vaara laskis minna lõpuks, aga siis tekkis selline olukord, kus rahvas oli Moosese juhtimisel jõudnud kõrk ja mere äärde ja nüüd nad teadsid, et egiptlased tulevad selja tagant ikkagi sõjavankritega. Sest vaara ühel hetkel ikkagi kahetses, et ta oli lasknud rahval minna ja tooge need orjad tagasi. Ees on meri, taga on Egiptuse armee ja siis tohutu orjade mass, kellel ei olnud relvi, kellel ei olnud väljaõpet, kellel ei olnud mitte midagi. Hästi palju naisi, lapsi, perekonnad. Kriitiline olukord. See on 2. Moosese raamatu 14. peatükis. On see lugu, kõrk ja merest läbiminek. Ja siin on üks episood, mis mind on, noh, ma ammu juba olen seda tähele pannud ja mind on nagu puudutanud see või pannud mõtlema, et miks Jumal niimoodi ütles. Nimelt, nüüd selles olukorras, kus siis rahvas seisab seal merekaldal, on ju, kah paanika, nõutus, nurisemine Moosese vastu. Miks sa tõid meid ära? Noh, me ütlesime, et see asi ei lõppe hästi. Oleksime me jäänud sinna Egiptusesse ja nüüd on häda käes. Ja mida siis Mooses teeb? Jah, 2. Moosese 14 peatükk. Salm 13, Mooses ütleb niimoodi. Mooses vastas rahvale, ärge kartke, püsige paigal. Siis te näete issandat päästet, mille ta täna teile valmistab, sest egiptlasi, keda te näete täna, ei näe te edaspidi enam iialgi. Täiesti adekvaatne ja innustav üleskutse, on ju. Salm 14, issand sõdib teie eest, aga teie vaikige.
väga kihvtilt ja korralikult ja igati minu arust Jumalale meelepäraselt öeldud. Ja vaadake nüüd salm 15 ja issand ütles Moosesele, miks sa minu poole kisendad? Esiteks, Mooses ei kisendanud üldse Jumala poole. Mooses rääkis rahvaga. Ja siis nagu lõigatult. Ja issand ütles Moosesele, miks sa minu poole kisendad? See salm on mind alati, või see koht on mind alati mõtlema pannud. Mis asi see on? See salm läheb siit edasi. Ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi. Salm 16. Sina aga tõsta oma kepp üles. Siruta käsi mere kohale ja lõhesta see, et Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda läbi mere. Ja see tuli mulle nüüd meelde. Täpselt seesama moment. Jeesus ütles, miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised. Mooses sai issanda käest noomida, miks sa minu poole kisendad. Jeesuse hüüatus või Jeesuse noomitus on palju arusaadavam selles mõttes, et tõepoolest jüngrid pöördusid tema poole, jüngrid hädaldasid, jüngrid noomisid teda. Aga miks Jumal Moosesele sellise etteheite tegi, miks sa minu poole kisendad, kui Mooses üldse Jumala poole ei pöördunudki? No siin on ainus variant või ainus lahendus on see, tõenäoliselt esitas Mooses oma südames sees, mida ta välja ei öelnud tegelikult rahvale, aga oma südames samasuguse ja sama tonaalsusega hüüatuse Jumala poole, nagu jüngrid paadis Jeesusele häälega. Ehk siis samasugune, issand aita, me hukkume. Ja võib-olla isegi, et issand, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume. Tõenäoliselt Mooses enda sees rääkis, pidas sellist sisedialoogi Jumalaga. Rahvale rääkis ta julgustavaid sõnu, aga tema sees oli mingi kõhklus. Ja sellepärast Jumal ütles Moosesele, miks sa minu poole kisendad? Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised? Moosesele andis Jumal korralduse. Lugesin selle ette, loen veel kord. Ütle Iisraeli lastele, et nad läheksid edasi. Ja sina aga tõsta oma kepp üles, siruta käsi mere kohale ja lõhesta see. Et Iisraeli lapsed saaksid minna kuiva mööda läbi mere. Ja siis läheb edasi. Siis ütleb Jumal, mida tema teeb. Moosese roll oli tõsta kepp mere kohale. Ja siis meri pidi minema 2 lehte ja Iisraeli lapsed pidid sealt läbi minema. Ja salm 17. Ja mina, ütleb Jumal nüüd edasi Moosesele, vaata, teen siis kõvaks egiptlaste südame ja nad tulevad teile järele. Ja mis siis pidi juhtuma? Siis pidi juhtuma see, et meri läheb 2 poole tagasi, valgub oma sängi tagasi ja terve Egiptuse armee pidi hukkuma. Et Mooses pidi tegema oma osa, et Jumal saaks teha oma osa. Inimeste südameid saab pehmeks ja kõvaks teha ainult Jumal. Paadutada saab ainult Jumal. See oli Jumala osa. Aga Mooses pidi tõstma kepi ja meri pidi lõhenema. Nüüd see oli selge noomitus Moosesele, et mis sa minu poole kisendad, mina olen ju sinuga. Siiamaani ma olen olnud sinuga läbi nende suurte tegude, mida ma sinu läbi olen teinud, olen ma olnud sinuga. Ja mis sa siis nüüd araks lööd? Tõsta oma kepp ja lõhesta meri. Aga Jeesus oli ka koos jüngritega paadis.
ta magas küll, jah, ta magas. Aga ta oli paadis koos jüngritega. Ja seda enam, et ta magas ja oli rahulik. Oleks pidanud ka jüngreid tegelikult ju hoidma rahulikena. Et ma ei tea, kui Jeesus oleks koos nendega vett kühveldanud seal näiteks või mingeid abinõusid proovinud rakendada, mingisuguseid ballast välja kõik paadist üleliigne, laere püüdnud seal sätta tullidesse tagasi või mis olid välja tulnud, oleks rahmeldanud seal koos nendega. Et siis võib-olla oleks veel, jah, olnud põhjust olla koos Jeesusega ka tegevuses ja siis oleks võinud tekkida see küsimus, et mida me rähkleme siin üldse. Ja Jeesus magas paadi päras pingil. Mida nad siis kartsid? Õigemini see küsimus, mida nad oleksid pidanud siis tegema, sest Jeesuse etteheide, et miks te olete nii arad, miks te olete nii äpud. No siis võib küsida, et mida Jeesus siis ootas neid, mida nad oleksid pidanud tegema. Ja Jeesus oma teoga nüüd näitab ette, mida jüngrid oleksid pidanud tegema, ehk siis salm 26b. Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järvi jäi täiesti vaikselt. See oli tegelikult jüngrite töö. Ja, see oli jüngrite töö. Jeesus näitas neile lihtsalt ette. Sellepärast ta neid noomis. Et miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised. Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks. Mooses pidi tõstma kepi ja lõhestama mere. Ja jüngrid pidid sõitlema tuuli. Ja järv oleks vaikseks jäänud. Kui nemad oleksid usus sellel hetkel sõidenud tuuli ja järve, siis oleks tuul vaibunud ja järv oleks vaikseks jäänud. Nad oleks pidanud tegema seda usus Jeesusesse, kes magas paadi päras. Ja sellepärast Jeesus noomis neid, sest jüngrid hakkasid kisendama ja hakkasid Jeesust noomima. Mis sa minu poole kisendad? Tee oma osa. Mina olen sinuga. Ja siin ongi meile eeskuju, meie ajale, meie ajas, meile eeskuju. Täpselt sama, seesama vääramatus ja tunne, millest ma alguses rääkisin, mis kattis ka möödunud aastat suuresti. Sa tunned, et läheb, see on nagu tõusulaine. Kõik see liigub. Ja kes mina üksik isikuna olen, et seda kõike takistada suuda. Kogu see inimese eraldamine Jumalast. Patt on eraldanud inimese Jumalast. Aga patuse loomuse, patuse maailma püüe, saatanlik püüe kiskuda inimene veel enam oma juurtega Jumalast lahti, muuta inimene ära selliseks, milliseks Jumal ei ole teda loonud. See tunne on nagu nii vääramatu. Me ju kõik ühel hetkel oleme tajunud seda, et see lihtsalt läheb. Karavan liigub, suur karavan liigub. See on see tõusulaine, paisulaine, meretõus. See on väga hea sümbol selles mõttes, paratamatuse sümbol on meretõus. Kuidas see peab? Tõus, meretõus. Ma ei tea. Tammid teed ette, ma ei tea. Seda ei ole võimalik peatada. Üksik inimene seda ei peata. Tõusulaine on niivõrd vägev. Et siin pole midagi teha. Meri mässab, paganad möllavad. Kus on Jeesus? Magab paadi päras. Kas ta ei hooli? Kõik need küsimused. Väga inimlikud küsimused. Ja siin mõtleme mõnikord sellele, et äkki Jumal ütleb meile, et mis sa minu poole kisendad? Tõsta oma kepp, lõhesta, meri, sina tee oma osa. Noomi, tuuli ja merd. Usus. Ja siis saan mina teha oma osa. Ja mina olen sinuga. Nüüd seesama psalmide teema. Ja vastus küsimusele, kas Jumal magab.
Valeri läbi saaja juba vastas. Aga psalmid, mul tuli meelde üks laul, psalm 121. See on ka hästi tuntud. Psalm 121, salm 3 ja 4. Seda juudid on laulnud erinevates olukordades. Väga tihti. Ei ta lase su jalga vääratada. Ei su hoidja tuku. Vaata, ei tuku ega jää magama see, kes Iisraeli hoiab. Et jah, tegelikult Jumal hoolib küll, me ei saa öelda, et kas sa ei hooli. Õpetaja hoolib. Ja ta hoolib nii palju, et ta on andnud tegelikult oma jüngritele väe sõidelda tuuli ja merd. Seda väge tuleb kasutada. See on selle loo moraal. Selle peale võiks öelda aamen. Aga